Maikos oli väga hea niinimetatud trenn. Ja, täpselt, see oligi väga hea trenn. Vanasti oleks see Maiko pand 2 esimese sekundi jooksul selle tüübile vastu tatti korralikult paugu. Aga seda Maikot ei ole enam ammu. Pane ja meiker ka sisse. Ohver, täielik ohver olen. Panin kohe puusse. Tšau, Maiko siin ja enne kui me edasi lähme, siis tõmbame kohe selle sae käima, et kirjuta kommentaaridesse, kus Eesti otsast või maailma otsast sa meid juhuslikult vaatad. Kirjuta sinna näiteks Maiko Meleskist või Armin Sauelt. Ja tere ka minu poolt, et minu nimi Armin ja samamoodi enne kui pihta hakkame, et ilusti tuurid üles, siis visake like, visake südameid ja andke muidugi teada ka, kas heli ja pilt on okei, et kas ilusti jõuab meie info teieni. Ja läheme siis peale seda CTA-d, Call to Actionit edasi, et koos juhime alates tänasest siis nüüd kolmapäeviti toimuvat otsesaadet Kasmo koos vestlused, et muidu tegime seda teisipäeviti, aga olude, elu ja asjade sunnil teeme seda edaspidi nüüd siis kolmapäeviti. Ja need on väga põnevad live vestlussaated, jutusaated, kus me lahkame erinevaid enesearengu, hingelisuse ja vaimsuse teemasid. Lühidalt kõike, mis aitab sinul, kallis vaataja, kuulaja, elada teadlikumalt ja külluslikumalt ja üldse, mis aitab sul paremini elada, sest et iga ühe eesmärk elus on ju tegelikult õnnelik olla. Ja, täpselt nii ongi. Ja üle nädala siis võtame ette ühe kindla teema. Eelmine kord olid hirmud. Täna on meil siis ohvriroll, mis inimesi ehk siis teemad, mis inimesi kõnetavad ja mõjutab ning lahkame seda teemat. Lähme süviti, uurime enda eluolu selle vestluse käigus ja jagame ka erinevaid kasulikke nippe ja tehnikaid, mis sind, meie kallis vaataja, kuulaja on siis sinu eludele aidata võivad, et mis meid endeid on nagu aitanud ja siit ka järgmine üleskutse. Kirjuta siia samma kommentaaridesse alla mõni teema, mis sind väga huvitab, sest me loeme tegelikult kõik kommentaarid tagant järgi ka läbi ja võtame neid arvesse ning teeme siis põhilistest teemadest saated, nagu eelpool juba mainitud sai. Just. Ja nagu korra juba ka mainisin, et me teeme neid laivis, seda peamiselt 2 põhjusel. Esiteks, et see kõik jõuaks teieni täiesti vahetul ja tsenseerimata kujul. Et kui meil mingid emotsioonid siin lappama lähevad, omavahel vaidlema hakkame, kaklema hakkame või siis üldse tulevad pinnale mingisugused asjad meie minevikust, et siis ei ole kuskil ennast peita. Sest ausus, haavatavus, julgus, olla ehe on auteetne ning see on vägev sära, mis kingib loa särada ka teistel. Ja see on minu arust nii ilus ütlemine, et sära ja selle säraga annab see loa särada ka teistel. See on ilus. Ja. Teiseks, need otsesaated siis võimaldavad vaatajatel ja kuulajatel meie vestlustes interaktiivselt osaleda. Ei taha üldse seda sõna kasutada, aga ma kasutan. Jagades oma mõtteid ning küsides meilt küsimusi, et see teeb meie vestlused veelgi vahetumaks ning väärtuslikumaks. Ja nagu juba mainitud, kommenteerige oma mõtteid, tehke seda julgelt, küsige küsimusi, jagage oma teadmiseid, et mida rohkem te kaasa lööte, tegelikult see aitab valmistada ette seda Facebooki algoritmi ja see paneb meid rohkemate inimeste ette, kes tegelikult võib-olla vajavadki seda infot või selliseid saateid rohkem kui mina, Armin, või isegi sina vaata. Et mida rohkem te olete aktiivsemad ja meid kaasa aitate selle pisikese panusega, et kirjutada kas või sinna lihtsalt ABC, et see aitab seda kõike nagu
te lihtsalt toetate sellega. See on minu arust ilus. ja no üldse läbi selle, et nagu mainisime, et see live ongi just sellepärast, et oleks ühine tootmine, mitte meid kahekesi Maikoga seda asja, vaid me teeme seda teiega koos. See tähendab, et teil on võimalus kogu aeg nagu ka sõna võtta, kui me arutleme mingi asja üle, te võite omapoolsed mõtteid panna, et kõik see teeb nagu selle palju vahetumaks ja mitte ainult vahetumaks, et meie võib-olla kasutame oma 2 pead siin, aga kui nüüd tuleb veel, teie vaatajad tulete ka, panete oma mõtteid sinna juurde, siis pärast, kui keegi järgi vaatab, ta saab võib-olla teie kommentaarist ka mingi väga hea enda eluks vajaliku mõtte. Et sellepärast alati julgelt tulistage kaasa, andke teada, mis mõtted teil peas on ja küsige kindlasti küsimusi. Aga nüüd tänase ülipõneva teema juurde. Nii, kas sul on vahest tunne, et sul nagu puuduks kontroll ja asjad lihtsalt juhtuvad sinuga? Ja kas sul on äkki vahest tunne, et teised tõmbavad sinu niite nagu käpiknutkul ja sind kasutatakse lihtsalt ära? Ja Maikot kasutati ära, hea pilt jäi Maikol sinna. Ma enne seda eetrisse minekut meil oli tegelikult see, et eelmine kord meil oli selline interneti probleem siin, et täna Maiko vaatas, et tuult ei ole, midagi hullu ei ole, et täna peaks olema kõik korras, aga võta näpust. Praegu mina näen neid näppe siin päris mõnusalt, et seal saab päris mitmest näpust kinni võtta ja tõmmata praegu Maiko. Igatahes ma lasen siit praegu nii kaua üksi edasi, kui Maiko tuleb. Muidugi, kui ma olen eetris, et kandke teada, kas tegelikult ma ei näe kommentaare ka ju. Ma ei siit äkki näen. Et andke teada, kas ikka jookseb läbi pilt ja heli. Et Maiko on host nii-öelda, et kas ikka jõuan teieni, et mis toimub. Oled kuuldav, nähtav. Väga hea, aitäh sulle, Ilona. Ehk siis, kas sul on vahest tunne, et inimesed käituvad nii, et sulle näiteks meelega haiget teha? Või kas sul on tunne, et tahaksid teistsugust elu, et sellest elust on nagu villand, et sa tahaks sellest kõigest täiesti eemale saada, et kuskil täiesti algusest peale näiteks alustada, aga sul ei ole selleks kas siis ressursse, võimalusi ja vahendeid. Kas sul on vahest tekkinud küsimused, et miks just nüüd, et miks see asi pidi juhtuma just nüüd, sellel hetkel, miks minuga seda juhtub, miks ta nii teeb? Ja miks elu võib-olla on üldse nii raske ja nii edasi ja nii edasi. Et kui need küsimused või need mõtted siin nagu puudutavad, siis tea, et sa ei ole tegelikult üksi. Et väga paljud meist tunnevad täpselt seda sama. Aga mida siis teha? Et kuidas väljuda sellest ohvri rollist? Et kuidas taastada kontroll, et ma ikkagist ise olen nagu oma elu peremees ja kuidas tõsta end sellest kõigest nagu välja ja kõrgemale, et elada võimalikult täisväärtuslikku elu. Tere Maiko, tagasi tulemast. Tere, jah, mina ja maaelu internet. Ma olen nii hull ohver. Kogu aeg juhtub minuga see, et et kui ma üritan siin seda laivi teha või tähendab, kui ma teen seda laivi, ma ei ürita, nii ohver ma ei ole. Ma teen siin seda laivi ja siis juhtub minuga. Kogu aeg läheb internet ära. Eelmine saade, kui me Erki Laansaluga tegime, näed nüüd täna ka. Ja ma tean, millest see küsimus on. Ma nüüd sain pihta, et kui ma näiteks praegult te näete, mu pilt on halb. Ei ole nii hea, kui oli just veits aega tagasi, sellepärast, et ma kasutasin enda telefoni kui veebikaamerat. Ja siis telefon ja arvuti korraga kasutasid Wi-Fit ja sellepärast tõmbas see nagu selle nii-öelda upload, download, selle sageduse nii tugevaks, et lihtsalt ei jõudnud kuhugile minna. Ja nüüd ma siis olen arvutikaameraga ja filmin telefoniga pärastiseks salvestan, et me saame siis YouTube'i natuke asjalikuma selle üles, aga jah, ma olen nii hull ohver. Internet muudkui tapab mind ja rikub saadet kõikide teiste jaoks ka, et kuidas ma sellest nüüd küll välja tulen. Ja seda saab kõige paremini teha, kui võtta vastutus. Ja, et see meelduvast ma panen ka mal lindistama igaks juhuksid kõrvalt teise variandi. Aga rääkides samast Maiko kaamera teemast, siis tegelikult on nüüd, ma tahtsin sellest rääkida päris lõpupoole. Igatahes, kui tahaks nagu
saada seda kraami väärtuslikumalt, parema kvaliteediga ja nii edasi, et igaühel on võimalik nüüd ükskõik mis summas toetada meie selle projekti nagu raames, aidates Maicol esiteks uue kaamera ja uue mikrofoni saada, et me need podcastid saaks teha aina paremaks ja paremaks, et on täitsa võimalus, et paneme lingi teile pärast lõpus siia chati kommentaaridesse, et meil on blogi, kus on võimalik tegelikult täitsa astuda, kasvame koos fänniklubi liikmeks, et meil on erinevad liikmelisuse tasemed, iga liikmelisuse tasemega kaasnevad ka oma privileegid, et pärast viskame selle natuke rohkem infot selle koha pealt. Aga lähme nüüd siis teema kallale. Maiko, mis ohver, kuidas sinul ohvri rolliga lood on? No näe, täiesti ohver olen praegu, internet jebib. aga ma ei võta seda nii tõsiselt, et ma ei lase sellel ennast, ma ei upu sellesse emotsionaalselt, ma ei upu sellesse füüsiliselt, ma ei upu sellesse kui ohver, vaid pigem just, et mida ma ette saan võtan vastutuse, et kuidas sellest, et need asjad ei juhtu minuga, vaid mulle, et ma saan õppida, aga see ongi juba tegelikult väga suur samm edasi sellest ohvri mentaliteedist, et asjad ei juhtu minuga, et vaene mina ja mulle ja keegi tegi mulle, et see on nagu täiesti ohvri roll, aga sealt, et need asjad juhtuvad mulle, et ma saaksin võtta vastutuse, et ma märkaksin mustreid, et ma paneksin tähele, mida ma saan teha, et seda olukorda muuta paremaks. Ja näed, üks asi ongi, me saame kutsuda inimesi üles toetama. Ja teine asi on see, et sa juba tead, Maiko, vaheta see fucking netipakett ära. Seda, kui sa välja läksid, ma muideks ütlesin, ma kommenteerisin, et Maiko peab võstma vastutuse selle interneti ees ja oma teenuse pakkuja ära vahetama. Et ma mainisin siis, kui sa välja said. Aga sa tuletasid mulle ühe huvitava asja meel seesama, et see ei juhtu minuga, vaid minu jaoks. Et mul oli mingisugune, ma arvan, 3 kuud tagasi kuskil, ma tegin telefonis pidin tegema õppevideot telefoni äpi jaoks, aga osad äpid on sellised, mis on nagu finantsidega seotud, nad ei lase ekraani lindistada. Et see on turvalisuse kaalutlustel, et nad ei lase ekraani lindistada nagu äpi sees endas, telefonis endas. Ja siis ma jebisin seal mingisugune, ma ei tea, 2 tundi vist, üritasin leida, sest Google'i mingi seadete alt on võimalik, et sa saad ikka kuidagi moodi. Ilge krabin on, kui sa seal krõbistad niimoodi. Pühkisin kaamerat lennuki padjaga. Okei, et ma jebisin nagu tükk aega seal, aga lõpuks, mis see lõpuks nagu kuskil, mul oligi see, et no kurat, miks nagu, mul on vaja see video valmis teha, et mis mõttes nagu, ma ei saa, mida ma teen. Ja siis lõpuks leidsin sellise lahenduse, päris peale mitu tundi, et ma sain arvutiga telefonile ligi, nii et ma sain arvutis juhtida telefoni ja see tegi kogu telefonidega videote tegemise palju paremaks kokkuvõttes, sest et ma sain arvutis sees lindistada, hiire liikumine oli kõik näha, et muidu on see, et sa kui telefonis teed midagi, liikumist ei ole näha, näeb ainult seda klikki, mis sa teed, aga arvutis saad hiirega näidata, vajutad siia, siit vajutad siia, et see kõik tegelikult oli positiivne lõppkokkuvõttes, siis mõtlesin, et kurat, väga hea, et selline nagu nii kehvasti läks, et kõik jooksis rappade eest ja pärast, et kurat, see oli ikka väga hea, et nii läks. See ongi see, et minu jaoks tegelikult. Alati on midagi ilusat ja head nende asjade taga, aga et jõuda sellesse kohta tegelikult, see korralikku tööd on vaja teha iseendaga, just sellist eneseanenduslikku, et üldse tõusta selle teadvuseni, et nii nagu me seal, kui Peeter Liiv meil siin saates käis, siis me arutasime päris palju neid erinevaid teadvustasemeid. Nüüd tegelikult on, et siis me rääkisime näiteks sellest spiraaldünaamikast ja teadvuse nii-öelda sellisest, ütleme, et joogakultuurist tulenevaid või üldse selliseid juba esoteerilisemat sorti teadvustasandeid. Et siis tegelikult täna oleme me nagu psühholoogilisemal, sellisel lihtsamal maakeeles olenevatel nii-öelda tasanditel. Eks näiteks ohvri roll, sealt liigume edasi näiteks võitja või siis juba vaatleja, filosoof või pohhuist näiteks. Nihilism on mingisugune teema, kus ongi täitsa nagu kõigest on ükskõikust. Elu on mõttetu ja kõik.
nii edasi No vot. aga elu ongi mõttetu, me ise anname elule mõtte tegelikult. Elu ise on, tal ei ole mingit mõtet. No mõnes mõttes on elu eesmärk on kasvamine, universumi eesmärk on expansion, nii-öelda pidev laienemine, arenemine. Kas me võtame selle küsimuse, mis siin oli? Ja, aga enne kui me seda teeme, siis kuna me kutsusime inimesi tegutsema, siis tere Mare Roos Tartumaalt, tere Sära Ilona Rullingo Padise Harjumaalt, lahe. Guido Läänmäe Soome Turku, see on kusjuures mu vend, kui keegi juhuslikult ei teadnud. Kuidas vahet teha, kas oled taas ohvri rollis või koged sügavat kurbust, mille allikat veel ei tea? Väga hea küsimus. See on... Aga enne kui me sellele vastame, vaatame veel. Oleme kuuldavad, nähtavad. Mare ütles midagi, et oled. Ja Raul Piigli, tere mehed. Tere. Et kuidas ma uurisin, et siis kui sa ära kadusid, et kas ma olen veel laivis, et ma uurisin, et andke mulle teada, muidu ma vatran, aga pole laivis, siis on nagu väike probleem. Selles suhtes see StreamYard on päris hea asi, et kui minu viskab välja netist, siis ta tegelikult jätab ikkagi selle töö edasi. Super, aga vastame sellele küsimusele. Kuidas vahet teha, kas oled taas ohvri rollis või koged sügavat kurbust, mille allikat veel ei tea? Võt, see on päris hea küsimus, sest sa tegelikult osaliselt vastad ka, et kas sa oled taas ohvri rollis, siis sa juba teadvustad endale seda ohvri rollis olekut. Oskad ennast näha selles erinevas nagu rollis või siis psüühilises tasandis. Et sa oskad nagu vahet teha, et kas on siis ohvri roll uuesti, kus oled minevikus olnud või siis hoopis sügavat kurbust koged, mille allikat sa veel ei tea. Ja see on tegelikult väga hea küsimus. See on selles suhtes, et kui sa koged kurbust on ju, ja kui sa tead allikat, no siis sa saad kohe nagu kätte, kas see on ohvri rollist tulenev või ei ole. Aga kui sa allikat ei tea, see on siuke huvitav, et sa pead, sa ei saa öelda nagu sa pead, aga kuidagi on, et kui see kurbus, vahest on, ma võin omast nagu kogemust öelda, et sa mingi hetk ongi lihtsalt kukud ära kuskile ja sul ongi mingi masekas või mingi peal ja sa ei leiagi nagu allikat otseselt. Lihtsalt on siuke ja kõik. Jaa, et see on energeetilised väljad, mis meil ümber on, inimesed mõjutavad meid kogu aeg ja siis sa lihtsalt üks hetk nagu see oma mull läheb katki ja sa istudki seal kuskil omas mullis. Et siis mina ei oskagi nagu sellele öelda, kui sa ei tea algallikat, siis sa ei saa tegelikult võtta nagu ohvri, sest kui sa tead algallikat ja sa teed nagu nii-öelda teadlikult kurvaks ennast, siis on ohvri roll nagu oled ohver. Aga kui sa ei tea allikat, sa oled kurb, siis sa ei saa ju ohver olla, sest sa ei tea, millest see tuleb tegelikult mingil määral. Sa võid seda kogeda täiesti vabalt kellegi teise kurbust tegelikult. Ja seda ka, jah. Kui me lubame endal nagu olla selles, mina isiklikult olen siukene inimene, kes lubab endal tunda. Kui mul on tõesti siuke kurb, siis ma lihtsalt tunnen seda kurbust. Kui ma olen õnnelik, siis ma olen täiega õnnelik. Aga kui luban nagu seda tunda, siis mina olen hakanud nagu täna juba nagu vahet tegema, mis on minu isiklik tunne, emotsioon, tajumine või mis tuleb siis minu psüühikas kuskilt väljast poolt. Kas nendelt inimestelt, kellega ma olen lähiajal just suhtlenud, et nad on nagu minu psüühikas, minu mõtte väljas, minu energeetilises väljas, kuidas iganes keegi nagu paremini aru saab, energeetilises väljas, et selles nähtamatus, kus sa ei näe, aga sa oskad endale teadvustada, et sa vestlesid näiteks mingisuguse inimesega või kohtasid mingisugust inimest või nägid mingit inimest, kes kuskil kurvastas ja see liigutas sinu emotsioone, sinu mõttemaailma ja see jättis sulle energeetilise jäile, sest see tema kurbuse väli oli nii tugev. Aga see reaalselt, et isegi nagu mõista või tajuda, tunnetada seda, sa pead tegelikult tegema päris suure sellise enesearengu juba läbi, et üldse tulla sellisesse kohta, et näiteks, et täna ma oskan seletada seda. Et ma olen ise tähele pannud, et ükskord käis üks tädi külas, istus tugitoolis ja ta oli nagu kurb, ta rääkis mingit kurbisid asju. Ma kuulsin seda ainult nagu poole kõrvaga. Ma ei võtnud seda tõsiselt ja tegelesin oma asjadega, aga hiljem ma läksin, istusin sinna samasse tugitooli ja mind
võttis täielikult üle see selline kurbus ja värk. Mul hakkas nii raske ja paha ja tundsin ka, kuidas vajusin lössi. Ja ma ei saanud aru, kus see tuleb. Hakkas, nagu langesin sellisesse samasse ohvri rolli, nagu et nii raske ja nii kurb ja siis järsku nagu sähvatas kuule, aga et tädi just käis siin ja rääkis neid samasuguseid asju ja tundis niimoodi. Ja nii kui ma selle teadvustasin endale, et see ei ole minu oma, et see tuligi nagu väljast poolt, võtsin siis nii-öelda vastutuse täielikult sellest, kes mina tegelikult olen ja kuidas mina tegelikult tunnen, siis ma tunnen ennast tegelikult hästi ja olen enesekindel ja see kõik oligi sellest tugitoolist tuli nagu kaasa. Ja Eckart Tolle on ka kusjuures rääkinud tema enda nagu raamatutes samasugustest asjadest, et me saamegi näiteks tänaval kõnnid teinekord ja mingi inimene tuleb vastu, kellel ongi pilk on maas, õlad on lössis, näha ja tajud on, et sellel inimesel on kurb. Siis sa tegelikult ju tajud ka kohe seda. See energia mõjutab sinu heaolu ja sellist tunnet ka. Et selles suhtes siis, et kuidas vahet teha, too ennast rohkem kohale ja teadvusta. Kas see on tõesti sinu kurbus, mida sa koged või see on kellegi teise oma või sa lihtsalt oledki võtnud siis maailma valu enda õlgadele. Oled nii-öelda teisipidi ohvri rollis. See on niisugune ja seal tegelikult hea märkamine, teise tunne. Jah, tegelikult on. Ja see ei ole kusjuures süüdistamine ka. Et teine ohvri see selline mentaliteedi osa on kohe see, et hakkame süüdistama. Et see ei olegi minu tunne, see on hoopis kellegi teise oma, aga kui sa niimoodi juba hakkad tegema, siis sa oled juba ohver. Et ongi lihtsalt märka, teadvusta ja oledki jälle vaba. Et me tahtsin ka siia veel öelda, et see, kui sa saad sellest teadlikuks, et sa oled kurb, siis mingil määral nüüd on see, et kui üks on see, et sa lubad vaata sellel olla, sest vahest on vaja lihtsalt emotsioonid läbi lasta, aga ohvri roll nagu, ütleme, ohvri rollist välja tulema ongi see vastutuse võtmine, sest nüüd on sinu teha, kuna sa oled teadlik, et sa oled selles kohas, siis ongi nüüd, mis sa sellega ette võtad ja see ongi see ohvri rolli ja ütleme võimu või siis selle, kellel on kontroll, selle vahe, sest sa võtad vastutuse, näe, ma olen nüüd siin, mis ma nüüd sellega ette võtan, mis ma nüüd teen sellega? Ja kui sa ongi see, et sa lased ennast nagu sellest masendada ja alla tõmmata, siis sa oled nii-öelda ohvri rollis. Aga kui sa võtad kätte, et näe, mul on nüüd mingid valikud, kuidas ma saan ennast paremaks teha või siis seda olukorda nagu paremaks muuta. Et ma ei saa muuta seda, mis juba oli, mis minu ellu tuli, aga nüüd ma saan vaadata, kuidas ma siit edasi lähen. Et sul on nagu 2 tee suunda. Ja see ongi see, kus sa võtad vastutuse. Et minul on nüüd valida, kas ma lähen sinna või ma lasen ennast juhtida sellele praegu sinna, mis tegelikult ei vii mind nagu kuskil edasi. Ja, et Raul Piigli hästi küsis, et kas siis on ohvri rolli kopeerimine? Ei ole kopeerimine, see on lihtsalt see peegeldus. Emotsiooni nagu kopeerimine. Tunne, mis sa saad kuskilt pihta, mitte, et olles üksi ja siis saad selle energiaga pihta. Saad teadvustada, kas see on sinu oma või kellegi teise oma. Et siis ei ole kopeerimine. Kui sa oled inimesega koos, kellel on nagu, ma olen nii hull ohver ja täiega sitt on olla ja see energia on nii tugev ka, et see tõmbab nagu sinuga kaasa, siis mingis mõttes see on kopeerimine. Aga sul on ikkagi saad vastutuse võtta, otsustada. Ei, mina ei... sul võib kurb olla, aga tegelikult see mind ei mõjuta, et minul on tegelikult okei. Mina valin, et mul on hästi ja pigem ma siis proovin sind hoopis tõsta. Kuule ära põe, kõik saab korda. Ma ei tule sinuga madistama, kui sina tahad mudas madistada, siis mina ei tule sinna, see on minu valik. Sa tahad mind kaasa veel tõmmata, aga ma ei tule sinuga, see ongi see vastutuse võtmine. Et sa tahad mind tõmmata sinna, aga ma lihtsalt ei tule. Ma valin teise tee, ma tõmban su mudast välja, pesen su puhtaks. Täpselt, väga hästi öeldud. Vana hea mareroos, kurval õlad lössis, ohvril on pea õlgade vahel ja tuli pinges. Jep. Oi, Mare, sa panid jälle praegu naelapea pihta vist. Mare paneb kogu aeg naelapea pihta. Ei, point on see, et mul on täna jõhkralt üla, selg, lihast on nii valusad kõik. Äkki võtsid päikest või tegid trenni või? Ei, ma ei ole päikse käes käinud.
et tegelikult, kui ma seda podcasti ette valmistasin, kui ma hakkasin neid teemasid üles kirjutama, neid erinevaid ohvrirolle, siis ma nägin nii palju mustreid, kus ma tegelikult samamoodi ise olen ohvrirollis ja elan seda nagu läbi. Et see on huvitav, näiteks meditsiini need, kes õpivad siis meditsiinikoolis, nad põevad enamus haigusi läbi, mida nad uurivad ja õpivad. Et see on, sest et nad mõtlevad sellest kogu aeg, nad põevad läbi selle. See tuleb nende psüühikasse. Just, et siis praegu samamoodi ma nagu valmistasin seda ette, võtsin need kõik läbi ja siis ma tundsin endas ka nagu mustrid. Ja kui sa nüüd, Marja, ütled, et ohvril on pea õlgade vahel ja turi pinges, et no turi on pinges, siis ongi nagu ohver, võta nüüd vastutus oma elu eest. Et siit tuleb täna tegelikult hakkab päris head kraami tulema. Aga ma arvan, et vaataks erinevad, sest inimesed tegelikult ei tea, nagu, mis asi see ohvriroll tegelikult üldse on. Et inimesed nagu ohver, hästi lihtne on aru saada, et kui sul tehakse liiga, pannakse noaga kõhtu, lüüakse, ma ei tea, haamriga pähe, et siis sa oled ohver. Aga just mentaalne ohver, et me laseme teistel nii-öelda juhtida oma ka siis meeleolu, oma mitte päris elu, aga just nagu oma meeleolu me laseme teistel juhtida. Et see on, me anname nagu kontrolli ära käest, et see on siuke kõige põhilisem, et teised juhivad seda või me oleme mõjutatavad teistest, kuidas me ise ennast tunneme, kuidas meie elu nagu kulgeb. Et see on see, et me anname nagu võimu ära käest, kontrolli anname ära käest, siis laseme teistel. Et kui me mõtleme sellisel kujul, kui sinu hea olu sõltub, kuidas keegi teine teeb midagi või sinu hea olu sõltub sellest, mida keegi ütleb sulle, siis sa oledki ju nii-öelda ohver, sest et sa ju kunagi ei saa loota selle peale, et kogu aeg öeldakse sulle või tehakse seda, mida sina tegelikult ootad. Et sa oledki automaatselt kohe off-rollis, et kui ükskõik, mis sinu tegevus on sõltuv kellegi või sinu enestunne on sõltuv kellegi käitumisest või siis jutust sinu suunas või üldse mingisugust jutust, siis nemad kontrollivad sinu heaolu. Sul on täiesti kontroll käest ära antud. Et see on nagu üks tegelikult asju, kus inimesed nagu failivad sellega päris korralikult. Ja see on, ma ise tunnen ka seda. See on päris hea, seda saab vaadata niimoodi väikselt, ongi, kui sa annad näiteks, päris palju on seda nagu perekondlikes suhetes, meeste ja naiste vahel, õdede, vendade, emade, isade vahel, et keegi teine võtab sellise juhtiva positsiooni mingisuguses olukorras ja siis veab nagu teisi kaasa, tahab tõmmata teisi sinna sisse. Ja siis, kui me lähme nagu kaasa sellega, et siis inimene, keegi teine nagu valitsebki meie enesetunde ja meie heaolu üle. Ja meie saame võtta vastutuse. Ja nüüd samamoodi, kui me vaatame seda asja suuremas pildis, võtame seda, mis täna maailmas toimub, et siis me saame võtta näiteks peavoolumeedia on see suur ja tugev vend või suur ja tugev valitsev õde või ema või isa, kes kisub meid kaasa selle hirmu energiaga, mis puutub COVIDisse, mis puutub vaktsiinidesse ja nii edasi. Ja samamoodi tegelikult suurem enamus laseb ennast juhtida sellel energial, sest me oleme juba nii paradoksaalsel sellisel mingisugustel uskumuste süsteemis, mis puutub üldse sellistesse viirustesse asjadesse. Et see on jälle hea asi, mis ma ise olen märknud, et iga pisi asi, mis täna minu elus toimub, inimeste vahel, sõprade vahel, lähedaste vahel, ma vaatan, kuidas see toimub tegelikult ka suures pildis, reaalselt nagu maailmses mastaabis. Ja see aitab nii hästi lahustada ja lahendada nii enda probleeme, kui tegelikult ka suure nagu üldsuse probleeme, mis on tegelikult väga väestav koht. Ja kui kõik inimesed selles kohta jõuaks, siis oleks maailm palju ilusam, palju rahulikum. Reaalselt. No, kui oleks selline vaade, et inimesed näevad ikka enda nina ette ja seda, mida meedia neile ütleb ja käsib ja lihtsalt lasevad sealt pealt liugu. Kõik ei ole halb, mida meedia ütleb, aga kahjuks on, et see ei ole, et ma otsiksin nagu mingit pahalast, et just kui mina oleksin ohver ja ma otsin mingit pahalast, et keegi teine on kuskil süüdi. Ei, see ei ole see, vaid see on tegelikult hästi kaine, selge teadvustamine. Tegelikult selline asi nagu süü on täiesti olemas. Et kui inimene ikkagi läheb, kõnnib kuhugile ja lööb kedagi, siis see inimene on konkreetselt süüdi kellegi teise nii-öelda õiguste rikkumises.
et see enam ei ole nagu ohvri roll, et ka sellises suures maailma pildis on vaadatuna, kui inimeste eest varjatakse informatsiooni või kui inimestele söödetakse valet informatsiooni, siis tegelikult süü on seal täitsa olemas. Kedagi saab süüdistada, keegi on süüdi selles. Et see on jälle selline päris tugev vahe, mis tähendab olla ohver ja mis tähendab olla teadlik. Kuigi tavaliselt, et ohveri süüdistab. Nad on kõik süüdi. Nad on halvad. Kas see on nii lihtne on nagu ühest sellest otsast teise vajuda, et see tuleb nii automaatselt sealt ego tasandilt, et tema tegi seda, sellepärast mul on praegu niimoodi olukord, on ju. No see COVID-i teema, kui COVID tuli, inimesed kaotsid tööd ja kõik asjad. Nii lihtne oli kohe ju, no oligi see, et näe, lockdowni pärast ma kaotsin töö. No ongi see, et see on nii loomulik, mis seal tulemas on. Millegi teise asja pärast kaotasime tööd. Ma ei ole siiamaani tööl käinud. No mul on samamoodi see lockdown tuli, siis kadus sealt kõik need asjad, aga selle teiste nagu arvamuse ja teiste käitumisest sõltub. Kellelgi oli hästi hea tsitaat, ma ei mäleta täpselt, kuidas see oli, kui sinu, see oligi, et kui teiste arvamus on, kui sinu heaolu ongi, kuidagi oli, et kui sinu heaolu on sõltuv teiste arvamusest, siis nemad elavadki sinu elu. Selles suhtes nagu. Jah. Nemad ütlevad, et näed, täna on sul hea, ja ütlevad sulle midagi positiivset, sa tunned ennast kohe hästi, kui nad ütlevad sulle midagi negatiivset, mis ei ole üldse tõde sinu kohta võib-olla, on ju, ja sa lased ennast alla, siis ongi, nende käes on kogu see sinu heaolu on nende käes, sa annad nagu puldi ära, palun võta juhi minu heaolu, nüüd tee seda, et see ongi täiesti. See on selle natuke teistpidi vaadatuna ka selles enese arengu maailmas on selline ütlus, et kui sa iseenda unistustele järgi ei lähe, kui sa iseenda eest ei mõtle, siis keegi teine mõtleb su eest. Ja sa aitad hoopis kellegi teiste unistustel täituda. Jep. Ja pane see sama konteksti sellesse, mis täna maailmas toimub. Tegelikult on... No, räägi. Ei räägi. Ma arvan, et ma ütlesin ära, mis ma tahtsin öelda. Et selle eesmärgiga seotud on, ma ei tea, kuidas me nüüd sinna kategoorias juba jõudsime, aga eesmärgiga seotud on ka see, et näiteks poodi minnes sul peab ka olema eesmärk nagu shopping list, sest et see poe, kõik need asjad riiulid on pandud täpselt nii, et sa võtaks sealt midagi kogu aeg juurde. Et kui sa lähed ilma listita poodi, siis on sul need ahvatlused igal pool kogu aeg, mis tõmbavad siin, sest et reklaam on kogu aeg igal pool. Et sul peab olema see visioon nagu nii paigas. Et see ongi, kui sinu visioon ei ole, siis sa täidad teiste visiooni, et see ongi see, mida just ütlesid. Aga poes on ka see nii hästi nagu näha, et kui sa lähed ilma listita, sa ostad rohkem asju kokku, kui sa esialgu plaanisid. Paned listi paika, lähed lihtsalt, võtad oma riiulid, kus on ja paned poest minema. Jah. Lahe. No huvitav. Ja selle teiste heaolust, et ma tunnen, et minul omal on see üks sellised suuremaid neid mõjutajaid tegelikult. Et kui keegi ikka halvasti ütleb, siis tõmbab ikka tuju alla küll. Ei ole nii lihtne seal särada vastu ja siis... Mul on sellega päris tugevas kohas. Ma olen saanud just viimase paari kuu jooksul päris mitu sellist valusat nõelamist ja sutsakat nii ligidalt kui kaugelt. Ja mina olen siis ohvri rollist, kontrolli ja päästja rollist olen juba tõusnud sellise pohhuisti ja filosoofi teadvusesse, et mul on jumala pohhui. Täiesti pohhu ei ole, aga mul on ikka päris pohhui. See on hea koht, kus olla kindlasti. Aga üks koht, kus me veel kontrolli nagu ära anname täiesti on see, et kui me võrdleme ennast teistega, et kui meie heaolu sõltub nagu teiste, ütleme, kuidas teistel läheb. Et kui tema läheb hästi, mul peab minema paremini, et ma endast hästi tunneksin. Ja kui tema läheb veel paremini, siis mul peab minema veel paremini. Ja sellega me ka röövime endalt selle kontrollist teise edu sõltub meie heaolu. Et kui me võrdleme teistega kogu aeg, siis sellega me tegelikult anname jälle kontrolli teistele, et näed, sina juhid minu elu. Et anname täitsa ära käest. See on selline eestlase paradoksaalne mõtlemine. Nii-öelda see naabrist parem olemine, et hullult tahetakse, punnitatakse, mõeldakse, et naabrist peaks parem olema või siis tahetakse olla naabrist parem, sest tegelikult on täiega ohvrimeelsus. See ei ole enam selline seal kõrgemas teadvusseisundis olek, et kus sa oled nii-öelda võitja, et sa lähed ja võtad ja teed seda, mida sa tahad, lähed oma unistustele järgi
vaid sa üritad võistelda sellepärast, et sind täiega nagu ongi see arvamus, kuidas teised on või mis teistel on, et see on hoopis see, mis kontrollib, et see on tegelikult võrdlemisi madal ego tegelikult, kus olla. Ego selline arengukoht, kus olla. Ohvri roll ja samamoodi nii-öelda siis teiste arvamusest sõltub olev. Ja seda tegelikult, seda sama võrdlusmomenti kasutatakse väga palju inimeste vastu ära, et kui keegi, ütleme, perekonnas ongi üks laps on nagu, ütleme, nii-öelda edukas vanemate silmis ja teine teeb kuidagi teistmoodi. Miks sa ei ole nii nagu Peeter? Miks sa ei tee nii nagu Peeter? Vaata, kui hea laps Peeter on, miks sa ei ole selline? Et sellised asju nagu ja siis sa tunned seda süüd, et vanemad ütlevad mulle niimoodi või siis kolleegidele kuskil on, et ülemus ütleb, näed, tema teeb niimoodi seda tööd, et miks sa ei võiks samamoodi seda teha, et veeretakse sulle seda süüd kaasa võrdluses teistega. Ja kui sa lasedki nagu sellel kaasa minna, siis ongi jälle oled seal ohvri rollis täiega. Et sellised kontroleeritakse väga palju nagu. Mõlemad pooled on, see näide, mis sa just tõid, need on mõlemad pooled on selles mõttes ohvrid. Et kahju, et me eelmine kord ei jõudnud selle, siis kui Erki Laansalu meil saates käis, siis ta rääkis tegelikult tema nagu eksperti või teadmiste pagasisse kuulub ka päris omajagu infot, mis puutub ise organiseerimisse, et siis ettevõtetes. Et kui ikkagi juht on teadlik sellistest asjadest, siis ta ei hakka võrdlema enda töölisi, et miks sina nii ja miks sina naa, vaid ta lubabki töölisel siis leida iseenda sellised tugevamad küljed ja pigem aitab tuua või tõsta esile oma töölistel, alluvatel, koostööpartneritel need tugevamad küljed, nii nagu meie seda teeme. Upitame üksteist. Et seal ta nii hästi rääkis, et ettevõttes ei ole, et ettevõttes on need kohad ja rollid. Üks inimene teebki sul seda rolli, teine inimene teeb sul seda rolli. Ja, et rollide mõttes on need kohad nagu jaotus, mitte et inimene, sina nüüd istud siin, teed seda ja selles suhtes ja sina oled nüüd see inimene, vaid ongi igal ühel on oma ekspertiis. Kui sinul tuleb see hästi välja, anname sulle selle ülesande, sul tuleb see välja, anname sulle selle ülesande ja niimoodi kõik saavad särada ja üles töötada ennast. Et sa ei saa panna kassi ujuma vette kalade hulka või siis kalapuu otsa ronima, nii nagu see vana hea näide on. Haigala saab kassi ära. Just, kassile ei meeldi üldse ujuda, koer vaata käib veel ujumas, aga kassid, need ei taha üldse vette minna. Aga lõpuks on ikkagi kõik perspektiivi küsimus. Jah. Ja on väga õige, et ei ütlemine on tegelikult ülioluline asi. Just ka, ütleme, ma lugesin eelmine aasta suvel, mis minu elu nagu paika loksutas, sest eelmine aasta ma põlesin päris mitu korda läbi. Kui see lockdown tuli, siis ma hakkasin mitme projektiga korraga tööd tegema ja panin nagu 180-ga enam-vähem ja siis põlesin läbi. Siis ma lugesin sellist raamat nagu Essentialism. Mis eesti keelde siis tõlgituna võiks olla, ma ei oskagi. Mingit moodikese, essential, midagi, mis on tähtis, keskne. Ja tuum mingisugune, et seal just hästi ütles, et sa pead oskama õppima, ütlema ei headele asjadele, et sa saaksid öelda jah suurepärastele asjadele. Sest muidu sa annadki oma aja ära, et kui inimene ongi harjunud nagu teistele head tegema ja ütlebki kohe, üks tuleb, ütleb, et sa saad seda teha, see on nii väike asi, ma teen selle ära, jah, ma teen selle ära, siis tuleb teine inimene, jah, ma teen selle ära ja tegelikult see suur asi, mis nagu sinu silmad särama paneb ja kuhu sa ise minna tahad, see lükkub sul vaikselt kogu aeg ära ja siis sa oledki samamoodi tegelikult ohver, sest sa teed nagu teiste asju. Ja keegi ütles väga hästi näiteks e-mailide ja muu asjade kohta, et kui sina teed oma tööd mingisugust asja ja tuleb sul e-mail ja sa vastad oma töö nagu projekti käigust just lähed vastama, siis sa tõstad kohe teisi inimese prioriteedid kõrgemaks kui sinu prioriteedid. Sest sa lähed oma prioriteedist välja, et teha kellegi teise prioriteeti, mis võib-olla on tegelikult mingi üliväikse prioriteediga näiteks selle inimese jaoks, aga sa annad kohe käest ära enda prioriteedi. Et sellepärast on see, et see tüüp, kes seda rääkis, Tom Pilon, tal on see Impact Theory YouTube'i kanal, ta ütles, et teda ongi raske kätte saada, sest et ta lülitab välja, ta tiim kõik teab, et sellel kellaajal ta ongi täitsa väljas. Ja minu on samamoodi, kui ma tööd teen, ma lülitan kõik sotsiaalmeedia, kõik notification välja. Sest
see ongi see on minu aeg ja minu prioriteet on see, et ma nüüd teen seda asja nüüd ja praegu ja keegi ei saa öelda, et ma pean nüüd tegema tema asja nüüd sellel ajal. Ma teen seda asja siis, kui selleks on aeg. Õige. Ja peabki ennast kehtestama niimoodi. Et nagu siin on, tugevad jäävad iseendaks, Anne Vaher ütleb veel selles kommentaaris. Aga kriitikat ei taha keegi kuulda. Ma arvan, et ohver ei taha kriitikat kuulda, aga kui sa oled ohvri mentaliteedist juba välja tulnud kasvu mentaliteediga inimene, siis kriitik on pigem hea. Et pole mõtet nagu nii tõsiselt asju võtta ja kriitikat saab alati nagu naljaks ka keerata. Et mina isiklikult väga kriitikat ei karda, ma isegi tahaksin seda vahepeal rohkem. Ja, mul on sama hakkab tulema täiega looviniga. Saamaiga, tra! Et mul on omalt samamoodi. Samas nagu egost lähtuvalt on see, et kurat, ma ei taha, et mulle öeldakse, et mulle ikka meeldib hästi öeldakse, aga ma tean, et ainuke viis paremaks saada ongi see, kui sinu nõrgad küljed välja tuuakse. Näed, sa saad siit teha paremat, siit see on sul kehvasti tehtud. Sa tead. Ja teinekord on see lihtsalt, et kui sa pead kriitikat võtma ka nagu kuidagi subjektiivselt, et ei ole see, et kui keegi ütleb, et see ongi tõde, et kui sa ise tead, näiteks kui sa oled mingisugune kunstnik, sa ise tead, et sinu töö on nagu, see ongi nagu meistriteos, sa oled ilgelt rahul, sa oled oma südame sinna sisse pannud ja siis tuleb keegi mööda kõndija, kes ei tea kunstist mitte midagi ja ütleb sulle, et kuule, see ei kõlba kuskile. Et siis tegelikult on see, et keda sa kuulad, kas sa kuulad nagu selles valdkonnas mingit inimest, kes teab, mida ta räägib, või sa kuulad suvalist inimest, kes ei tea sellest keskkonnast mitte midagi. Ja kui sa sellist inimest kuulad, siis ongi see kriitika ja siis sa lasedki ennast nagu kõigutada siia-sinna. Et see tuleb jälle selle Anne juurde tagasi, et tugevad neid ei mõjuta teiste arvamused, on ju. Et tugevad jäävad iseendaks. Ja siis ongi, keda sa kuulad, kas see on sinu mentor, kui mentor ütleb, siis sa tead, okei, see on vist vajalik kriitika. Ja ütleb mingi suvaline inimene, siis kuule, selle arvamuse võid omale jätta, seda ma ei taha. Ja ma tegin kunagi YouTube'i ka sihukese pooletunnise video, keda kuulata ja miks. Eraldi täitsa kohe sihuke teema, mis käib sellise enese arendamise vundament teadmiste juurde, mis tuleb endale hästi selgeks teha. Üldse, keda kuulata ja miks. Selle üle tuleb korralikult juurelda ja arutleda tegelikult. Jep. Nii. Sa korra mainisid juba sellist, sa korra mainisid juba nagu see COVID ja kogu teema, et järgmine ohver, kus nagu ollaks ongi halli massi ohver, ütlen seda halli massi ohver, et nii nagu teised teevad, ma pean samamoodi järgi tegema, muidu ma ei sulandu massi, muidu mind visatakse välja sealt sellest hõimust, on ju, ja sellepärast inimesed maski kandmine näiteks ongi, et ei meeldi maski kanda, aga kuna teised teevad, korra ma pean ikka ka selle maski ette, mul ei meeldi, aga ma panen ette, sest et teised niimoodi teevad. Ja päris paljud, see uureg läheb nii sügavale, et päris paljud reaalselt isegi ei teadvusta endale seda. Et tegelikult mul on vaba valik ja tegelikult ma ei taha maski kanda ja tegelikult mulle ei meeldigi maski kanda. Ja tegelikult ma mõtlen, et seda ei ole isegi vaja, aga see päris palju nagu siukeseid katseid on tehtud ju. Mingisugune 5-10 inimest, nagu ma olen mitmeid selliseid katseid näinud reaalselt. Mingi Brainiacs ja History Channelil ja isegi nagu teles, kuidas käitumine hakkab alateadlikult mõjutama teiste inimeste käitumist. Et näiteks mingisugune katse oli, et lasti signaali ja siis seal oli, ütleme, et 5 näitlejat ja üks oli siis mitte näitleja, vaid päriselt tuligi näiteks arsti kabinetti ja siis lasti signaali, mingid vilet ja siis kõik tõusid püsti. Ja see üks inimene vaatas, et loelakad, miks te püsti tõusete. Ja see võtku toimus ja 5 korda, 6 korda, 7 korda, 8 korda ja ta hakkas imelik. Fuck, ma olen nii teistmoodi. Miks nad püsti tõusevad? Ja siis lõpuks tõusis ka. Ja siis läksid kõik minema ja siis ta jäigi nagu püsti tõusma, et see harjumus kujundati inimese sisse täpselt nagu mingi laborirotti või hiirde. Ja see aina tõstab seda, minule isiklikult see tõstab teadlikkust, et kui alateadlikud inimesed me tegelikult oleme, kui mõjutatavad me tegelikult oleme. Inimesed, suur osa inimesi ei taha üldse kuidagi vastu isegi võtta seda, et meid lükatakse ja tõmmatakse tegelikult täpselt nagu neid
nööride otsas nukukesi. Marionetid. Kui tegelikult tehakse seda jõhkralt ja ongi, meie ego keeldub täielikult sellele otsa vaatamast. Fuck it, ei, ära üldse aja sellist juttu. Kui tegelikult meid räigelt mõjutatakse. Ja väga targad, väga kõrgelt haritud inimesed ka ei suuda seda sama asja tõdeda, et meid tegelikult kontrollitakse niimoodi. Ja me lähme kaasa nagu kuradi lambakari. Ja mitte midagi ei ole solvuda ka üldse, seal ei ole nagu midagi halvasti võtta, seda see lihtsalt on. Tuleb silmad lahti teha, hästi tähelepanelikult vaadata neid mustreid, märgata. Aga see on jälle, sa pead olema juba päris kõrgele enesearenduslikkus nagu sellises astmelises olema iseenda ka, et märgata neid asju. Ja, põnev teema. Selle näitega tuli mul omal tuli väga lahe näide meelde, kus ahvidega tehti katse. Mingi banaan oli kuskil riputatud ülesse. Räägidaks banaani. Ja siis seal oli samamoodi mingi teema oli, et ahvidele anti peksa. Oli see, et kui keegi läks banaani võtma, siis teised ahvid said kõik märjaks, põmaki, löödi neile vihm nagu kaela. Ja siis nad hakkasid andma peksa sellele, kes banaani järgi läks. Et ära mine banaani järgi, muidu me saame kõik märjaks. Ja siis hakati ka samamoodi ükshaaval ära vahetama, aga lõpuks vett enam ei lastud kaela. Ja siis mingi uus ahv oli, et ta ei saanud aru, nagu, mis teema on, nii kui ta hakkas banaani võtma, ta sai kõigest peksa kohe. Et nagu, mis värk on sellega? Et mis toimub, ma ei tea, nagu ma ei saa banaani siia, et ma saan peksa kohe. Et mingisugune selline teema oli seal, et päris äge. See on, paneb on ju imestama. Me oleme küll inimesed, me ehitame kosmoserakette ja nutitelefone ja mida iganes me kõike teeme. Samas oleme me tegelikult ikkagi loomad ka. Midagi pole teha. Vahet ei ole, kas me oleme tulnukatest tulnud, kas me oleme hübriidid, kelle iganes järglased või mitte. Meis on väga tugev loomne aspekt, selline instinktiivne aspekt, mida on natuke raske vastu võtta. Ma olen ikkagi looduse kroon, inimene on ju looduse kroon, autost välja lendab plastik, sellega saab vastu pead, nastik, looduse kroon. Vana hea kontraluuletus. Aga see on, mind paneb see imestama. Me oleme inimesed, võimsad, võimelised, uskumatud, vägevateks, ilusateks asjadeks ja samas oleme me nii meeletult lollakad, kuidas me retsime, vägistame planeeti, loobimegi prügi maha, üldse ei huvita ka, et küll keegi koristab ja See on jõhker, see on jõhker teema. Mul tõmbab kohe selle emotsiooni üles selles valdkonnas. See on väga valus teema tegelikult. Aga see ahvide teema oli see, et lõpuks olid kõik ahvid vahetunud. Ja need, kes olid puuris, need polnud kunagi keegi vett saanud. Aga harjumus oli see, et kui keegi banaani võttis, tuli talle peksa anda. Et see oli lõpuks see, et nad ahvid ei teadnud, miks nad peavad ise ka peksa andma. Aga kuna teised ahvid olid teinud niimoodi, siis nad lihtsalt andsid sellele peksa, kes banaani läks võtma. Kuigi vett nemad ise ei olnud saanud, et see oli see lõpuks, kuhu nad selle asjaga jõudsid. Et harjumuste ohvrid. Nii, järgmine asi, kus on veel, kus inimene nagu ohvri rollis on see, et miks keegi mind ei mõista, et sa üritad nagu teha mingeid asju, selgitada inimesele ja siis on see, et miks sa must aru ei saa, ma ju räägin sulle, kuidas sa ei saa aru sellest, et me näeme küll, et inimesel võib-olla on mingi asi on nagu tema jaoks hea, et me kõrvalt vaatame näeme, et ta võiks teha nii või näha, et see siis muudaks ta elu kuidagi, aga miks sa ei saa aru, et samamoodi ohvri roll nagu mängime? Ja see on väga põnev teema, see on jälle teadlikkus. Et meie üks teema on, siin on ju hingelisus, vaimsus, spirituaalsus, üldises mõistes eneseareng, mis puudutab hästi tugevalt tegelikult psühholoogiat ja psühholoogia ongi tegelikult ju vaimuõpetus. Et kui sa nagu keeleliselt tagasi tuua juurte juurest, mis see tähendus on, et siis mis ma öelda tahan sellega, et kui me rohkem loeksime, siis me mõistaksime, et inimesed näevadki maailma täiesti erinevat. Et näiteks nagu on need 4 inimvärvi, et nad suhtlevadki erinevalt, nad
kogevad maailma erinevalt, nad räägivad erinevalt, nad võtavad vastu erinevalt. Samamoodi on inimesed kinesteetilised, visuaalsed ja auditiivsed, siis nad räägivadki teistmoodi, nende armastuse keel on täiesti teistmoodi. Kuidas nendega suhelda, missuguseid sõnu kasutada. Et kui sa räägid inimesega, kes on visuaalne, siis sa räägid talle asju, mis on nagu nähtavad ja mida on võimalik näha, et mis kirjeldab sellist visuaalset poolt. Ja kui sa räägid seda inimesele, kes on nagu kuulmise poole peal, kes tahab rohkem nagu kuulda sõnu nagu helisev ja kilisev ja kõlisev et siis sa räägidki justkui nagu seinaga. Ja need kaks inimest, kui neil puudub selline asi, mida ma just seletan, et reaalselt on selline asi nagu võimalik tähele panna ja märgata, siis need kaks inimest räägivadki üksteisega nagu seinaga ja neid ei saa mitte kunagi sõbraks ega läbi ja suhted lähevadki päris ruttu nagu sassi selle pärast. Jälle jõuame sinna, et lugege raamatuid. Ja see läheb tegelikult mingil määral natuke niisegi sügavamale, et me näeme näiteks ka värve täiesti erinevalt. Et minu punane ei ole selline punane, nagu sina seda näed ja sealt edasi. Et on ju need pildid, näiteks ma tean, et... Kuidas sa ei näe, võrad, võtaks on punane. Näiteks mingi plätude pilt on ju, kus on kas kuldne ja sinine vist ja osad näevad seal täitsa teisi värve. Nagu vaatad seda pilti, et see on ju, ma ei mäleta, mis need värvid olid, aga täitsa teistmoodi. Ja inimesed, kellel on, see tuleb huvitavalt, tuleb see mänguga sõnavara, et mingi suguharu, kus on rohelisel toonil, on 4 või 5 erinevat nimetust rohelisele toonile. Ja kui tavainimesed näidata pilti kastidest, kus on rohelised kastid, tavainimene ei suuda eristada, et üks on natuke teise tooniga ja sealt suguharu omad, need kõik näevad, kuna nendel on toonidele erinevad nimetused, nad saavad kohe aru näha, see ruut on tegelikult teise tooniga. Et see tuleb ka meie sõnavarast lähtuvalt, mida me tegelikult reaalsuses näeme, et see on nagu juba hoopis täiesti teine maailm. Et see on nagu hästi lahe, et see, kuidas me sisemaailmas kommunikeerume, sellisel kujul me tegelikult näeme ka välismaailma. Aga seda sama asja nüüd kasutatakse tegelikult ära jälle ohvri rolli tekitamiseks teisel inimesel. Et kui öeldakse, et ma ei saa aru, miks sa nüüd näiteks pead seda tegema, et miks sa lähed nüüd, kui meil tulevad siin ema, isa tulevad külla, miks sa nüüd pead just trenni minema? Miks sa pead nüüd seda tegema? Et miks sa pead vinguma kogu aeg? No see on teine asi, ma mõtlen, et nad ei saa aru, et miks sa teed midagi. Et sul ongi nagu oma mingi kindel aeg, et sa selle jaoks teed seda või sul, mingid asjad, inimene teeb lihtsalt neid asju sellisel kujul, nagu ta teeb ja sa ei saa aru, miks sa nüüd pead seda tegema. Et selles suhtes siis tehakse teisest inimesest ohver. Ja kui sa hakkadki seletama, et ma pean nüüd et siis sa oledki ohver, sa lased teisele enda nagu üle kontrolli võtta. Just, et sellisel kujul mängitakse ka hästi palju, jah. Nii, aga lähme edasi või? Värvide nägemise erinevust mõjutab domineeriva mõjupool, kommenteeris Raul. Okay. Ja absoluutselt, ongi ju täiesti erinevat moodi funktsioneerivad. Üks on naiselik energia, holistilisem, kaastundlikum, psühhedeelsem, värvilisem. Teine on maskuliinne pool, jada mõtlemine, lahterdav, sildistav. Et siis on loogiline kasutades siis oma meespoolt jada mõtlemist, et nähakse ka seda värve erinevalt tänu ajupooltele. Ja Mari-Liis Mänd kommenteeris, mis värvi inimesed teie olete? Ei ütle. Ära uuri. Mina olen punane. Siis kui lased omal veenid välja ilusti. No jah, borsisuppi söön ja. Ja just. See on selle nende värvidega. Vahepeal olen sinine ka. Nende värvidega on nii huvitav tegelikult, et mõtlen, kuidas see spekter oli. Mis oli üleval paremas nurgas? Millest sa räägid? Värvid, see 4 nurk, mis roheline oli üleval. Punane, sinine, kollane, roheline. Sinine, jah, sinine. Et sest ma mingi aeg hakkasin tegema, kus ma nagu blogi ja üldse oma kanalid hakkasin tegema lillas ja siis selles turkiis mingi rohelise sinise vahepealses. Ja kui ma neid värve vaatasin, siis ma vaatasin, et ma olen sinine, ma olen punane ja ma olen roheline. Ja sinist on nagu kõige rohkem, aga samas on teisi ka. Ja kui sa paned sinise punase kokku, tuleb lilla.
ja kui sa paned sinise ja rohelise kokku, tuleb see vahepealne segu, siis ma avasin, ma olengi nagu ise alateadlikult neid värve hakanud kasutama, et ma olen täpselt see segu nendest värvidest. Et see oli nagu hästi huvitav avastus enda jaoks. Tegelikult olemegi võrdlemisi segud, kõiki neid aspekte ja värve on meis olemas. Aga see mõistmise asi, jah, see on päris suur ja võimas, seda on märgata ja näha igal pool. Ja kui inimene ei saa sinust aru, siis ta lihtsalt ei saagi, sa peadki leppima sellega, ei ole mõtet nagu kogu aeg 500 korda ühte sama asja seletada, et sealt ei lähe kuskile. Aga järgmine on eriti äge, põnev. Solvumine teiste käitumise või kõnepruugist. Ehk siis nagu lähme solvumiste juurde. Just selles suhtes, et kui sa kuuled raadiost nagu kedagi rääkimas, täiesti võõras inimene kasutab mingit sõnavara, ropendab näiteks, ja siis sa solvud selle peale. Kuidas ta saab raadiost niimoodi rääkida? Ikka nii nõme on ju. Või keegi kannab tänaval mingid riideid mingisugused, mis sulle nagu omale ei meeldi ja see solvud selle peale. See on ja sellised inimesi on tegelikult. On. Kuradi peded, ma ütlen. On vaja neil lehvitada oma kuradi vihmavarjude ja nende pikerkaartega. Seda kuuleb nagu päris palju. Minul isiklikult ei ole midagi nende vastu, aga see on selline hea näide, mida ma kiilakate meeste seltskonnas olen päris tihti kuulnud. ma isiklikult tunnen, et see teema on just see, millest ma olen nagu kõige rohkem vaba. Nagu ma ei tunne üldse, et kellegi kuskil mingi tegevus häiriks niimoodi. Solgun nagu selle peale. Teine kord võib see tegevus tulla täiesti sinu hoovi peale. Ma ise just sain ühe sellise kogemuse, kuidas tuli siin maal väga vaikne, väga rahulik ja järsku tuli jõhker kolkimine ukse taga ja lähen vaatama mingisugune väike mees, hästi purjus ja oi, kus jumal küll, mina olen see ja tunnen seda ja tule näita mulle, kus tema elab nüüd, et kedagi otsite taga, kedagi inimest, kes siin külas elab ja ma tean, kus ta elab ja kõike seda. Aga et nüüd sa tuled ja näitad mulle, kus ta elab ja kõik värgid ja ta tuli ja lihtsalt ründas, ta lõhkus täielikult minu päeva ära. Ja ma nagu, et mis asja sa kurat räuskad siin, kes sa oled siuke? Tuli täiesti siuke tunne, et nagu, kus sa kurat saad minema siit? Pane pikku pead. Ja siis nagu rahunesin maha, et okei, ma tulen välja, et ma ei tule suga kaasa. Et nagu selles mõttes ära kujuta endale ette, et sa nüüd tuled ja räuskad siin ja nõuad ja pole näinud 100 aastat, et mina nüüd pean tulema ja juhatama sind kuhugi, ei pea. Aga ma tulen välja, joonistan sulle kaarti, see on tegelikult järgmine tee ots ja sa leiad juba nagu üles. Sa ikka tuled ja tule räustas kõva häälega ja ma läksingi täitsa, ma tundsin, kuidas ma pulbitsen, tema energia oli nii tugev ja ta nagu tungis minu energiasse sisse ja ma tundsin, kus ma hakkan kontrolli kaotama, kuni siis lõpuks jõudsingi tee peale. Tuli siis tema nii-öelda kaine autojuht, kellele ma siis hakkasin rahulikult seletama, et näe, siin on kurv, siin on blä, teine tee ots ja see ikka seal kõrval blä. Ja siis ma võtsingi maast kivi, viskasin teda vastu rinda, et sina kuradi purjus ahv, et ma ei usu, et see inimene sind isegi näha tahab. Ja siis kõndisin lihtsalt minema, et ma ikkagi reageerisin. No ma pärast sain aru, et ma tegin valesti, aga et see, kuna ma olen nii suures rahus, ja siis kuskilt tuli mingi siuke tule ka. Ja ma lihtsalt läksingi endast välja, viskasin teda kiviga. Mitte muidugi täiega, ma oleks võinud nokki lüüa sinna pusa alla, vaata. Ma viskasin teda õnnalt kiriga, et see kuradi purjus ahv. Et see inimene ei taha tegelikult näha sind. Aga see näide on tegelikult see, et ta tuli täitsa nagu sinu juurde. See eelne oli see, et kuskil väljaspool, mis üldse sind tegelikult ei mõjuta. Et sellised asjad lased enda enesetunnet nagu mõjutada. No jah, see näide, mis ma tõin, see on juba level üleval pool, aga ja, kuna see oli minu enda elus hästi ligidal ja see jälle tõi mulle tõdemuse, et kui esiteks, kui rahulik ma olen, ma saan enda üle uhke olla ja teiseks, kui tundlik ma olen. Et mingi selline hästi tugeva, agressiivse energiaga inimene on võimeline mõjutama minu energia välja nii tugevalt, et see lõhub minu rahulolu. No, aga teisipidi äratab selle teadlikkuse üles, et jälle, et ma panen tähele ja märkan seda
ja ma tegelikult ei pea kaasa minema, aga lõpuks ikkagi, et kuule, kuradi manki raisk. Maikos oli väga hea niinimetatud trenn. Ja, täpselt, see oligi väga hea trenn. Vanasti oleks see Maiko pand 2 esimese sekundi jooksul selle tüübile vastu tatti korralikult paugu. Aga noh, seda Maikot ei ole enam ammu. Tänane Maiko on kuule ahvik. Keerab lihtsalt teise põse. See tänane Maiko keerab põse ette. Aga mis sa arvad sellest teemast üldse? Sest et seal on ju kirjas, et keerad, kui sind lüüakse ühe põse peale, keera ette teine põsk. See on ju ehtne ohvri roll tegelikult ju. Aha, see on tegelikult väga suur ja sügav, et oleneb sinu enda sellest teadusastmest, ma arvan, kuidas vaadata perspektiiv. Üks asi küll, jaa, enese ohvriks toomine, kui lased lihtsalt teisalt tampida ennast. No, et see on ühes mõistes vaata, tood ennast ohvriks teiste heaolu nimel, ehk siis oled näiteks just kui märte. Et selles on mingisugune püha aspekt sees. Aga teine see jah, et sa lihtsalt lasedki ennast peksta ja siis noh, vahe poole ka. Ma mõtlengi, et kui ma olen nii harjus sellega, ma olengi väärt seda. Ma just mõtlesingi seda, et ja kui sa teed seda mingi hüvanguks, siis küll, on ju. Piiblis on pigem see näide Kristus armastusest ja noh, sellisest kõige kõrgemast tingimusteta armastusest ja just sellest kõige suuremast isetusest. Et maailma ja kõigi muu heaolu nimel ma toon ennast ohvriks siin, täna olen valmis surema, sest ma tean, et pikas perspektiivis annab see tervele planeedile väga suure ja võimse õppetunni. Ja et minu nii-öelda reliikvia, mis ma maha jätan, ongi see näide sellisest vägevast ja võimsast nagu käitumisest näiteks. Just. Põse ette keeramine on ülekantud tähenduses. No võt, Mare jälle paugutab. Mare on tore. Oskab nii hästi panna neid asju siia meile. Aitäh, Mare. Aitäh. Et järgmine lähme sealt, kui nüüd juba isiklikult, ütleme, tänava peal tegid mingid asjad, jõmmid seal, aga nüüd tulebki ukse taha sulle keegi ja ütleb sulle halvasti nii öelda. Üks asi on ju füüsiline vägivald, et noh, siis ongi, kui sind lüüakse, et sa oled mingi määr ohver, aga täna me võtame just seda mentaalset teemat, et kui inimene, keegi tuleb ja ütleb sulle halvasti, sest mina julgen nagu väita sellist asja, et ei saa öelda nagu, et vaimset vägivalda ei ole, sest et tegelikult saab ju manipuleerida inimestega, aga just see, et sa ei saa inimesele haiget teha sõnadega, kui me ei räägi energia tasemel just, sest läbi sõnade me saame mõjutada teisi inimese energia välja. Aga nagu sinu heaolu, ütleme, solmumise aspektist, keegi ei saa mõjutada sind, ükskõik mismoodi ta sulle ütleb. Kõige lihtsam näide on see, mida ma selles oma videos ka rääkisin, et inimese suurim võime on valik, kuidas me reageerime mingile asjale. Et kui sulle öeldakse midagi keeles, millest sa mitte midagi aru ei saa. Ma tulen sinu juurde, Maiko, ütlen sulle, Maiko, sa oled viimane sitapea, sinuga ma üldse ei taha mitte kunagi mitte midagi rääkida, sest sa ei saa kunagi mitte millestki aru ja sa oled ikka viimane jobu küll ja kõik niisugused asjad. Ja ma teen seda sellisel meelitaval häälel ja sa lihtsalt mõigad ja naerad vastu, sest sa ei tea, millest ma räägin sulle. On ju? Aga kui sa saaksid tekstist aru, miks see sind kohe käima tõmbab? Ja. Ma olen seda kasutanud välismaal olles. You are such a cunt. You stupid motherfucker. If you only know what I can do to you right now. Ja siis ongi täpselt samamoodi vastu. Ja. See ongi. Et siis, kui see sõna või tema tekst sind mõjutaks, siis ta peaks mõjutama ka siis, kui sa tegelikult ju ei saa aru ju. Sellest on sinu arusaam sellest on see, mis mõjutab. Ja tegelikult ongi sinu valik, kuidas sa seda teksti täpselt võtad vastu. Et hea näide on tegelikult veel, tähendus, mis tähenduses annad. Hea näide on ka see, et kui näiteks sul laps saab mingi lollusega hakkama ja see teeb sind tegelikult nagu tigedaks ja sa saad teada selle, siis sa muutud nagu tigedaks, et mis kurat sa ikka niimoodi tegid. Kui see tegevus ise oleks sulle mõjunud nagu, siis oleks mõjunud juba siis, kui see tegevus kuskil mujal toimus ja sa kurat, mu laps sai mingisuguse lollusega hakkama. Aga tegelikult on sinu alles arusaam sellest, et sa pärast annad sellele tähenduse. Et selles suhtes, kui keegi sulle midagi ütleb, siis ongi see on sinu kontrolli all täpselt, kuidas sa seda nagu vastu võtad. Selles suhtes mingisuguses
mõttes, mingisuguses vaates sõnad rikuvad ära päris palju ilusat tegelikult. Me saame tegelikult nagu näoilmetega anda edasi nii palju seda ehedust ja tõtt ja sõnadega me tegelikult võimendame võimalust manipuleerida, mõjutada ja veenda. Et kui me teeksime seda lihtsalt ainult keha ja näoilmete miimika žestide näol, oleks see palju ehedam. Aga kui me toome sõnad juurde, siis me saame tekitada korraliku dissonantsi nagu. Kõige hullem on tegelikult läbi neti suhtlemine tekstiga või siis vanasti SMS-iga. Sest sa saadad SMS-i ühe mõttega ja teisel pool tehakse sellest siuke mingisugune number, et kuidas sa mul niimoodi ütlesid, mida iganes. Sul ei olnud üldse mingit sellist mõtet seal taga, aga see ongi see, sest et hääletooni ei ole taga, näoilmet ei ole, inimene ei saa aru, mida sa sõnumiga tegelikult ütled ja siis võetakse nii isiklikult seda, kuigi see mõte oli hoopis midagi muud. Ja see, mis emotsionaalses tasemis sa parajasti nagu ise oled selles kontekstis ja sa loed seda, ta ütles mulle niimoodi, tegelikult see ei ole üldse nagu niimoodi mõeldud, see on nagu eriti huvitav. Ma mäletan neid aegu küll, ma ühe oma eksiga läksin ikka nii rappa ühe korra, midagi kirjutasin ja ta võttis selle nagu täiesti, keeras selle nagu nii totaalselt ümber, mul oli nagu, come on. Ongi, see on väga hea, üks asi ohvri mentaliteelsust, isiklikult võtmine. Võtad liiga isiklikult. Keegi ütleb kuskil midagi, siis, kuidas ta küll nii ütles? Kuidas ta sai mulle nii öelda? Kuidas ta üldse midagi sellist ütles? Võtad seda nii isiklikult ja ei viitsi piisavalt suurt tööd nagu iseendaga teha, näha, et see on kuskil sinu enda mingisugune trauma kuskilt lapsepõlvest või kus iganes, mis on tekitanud sellise emotsionaalse impulsi sinu sees reageerida sellisele kohale. Ja tegelikult ei puutu üldse sinusse, keegi lihtsalt kaks inimest räägivad mingit täiesti kolmandast asjast. Aga sul ka juhuslikult, kaks inimest räägivad punasest särgist, kus nad nägid YouTube'i videos ja sina oled seal kõrval. Mul on punane särg selles, nad räägivad minust. Kuidas nad saavad küll minust rääkida, kes nad üldse sellised on, miks nad minust räägivad. Kujutad sa ette, jõuad koju, räägid oma, mis iganes abikaasale. Mingid inimesed lihtsalt rääkisid minust. Tere päev otsa lihtsalt olin kohvikus ja nad rääkisid minust seal. Ja inimene jääbki, ketrab ennast sinna mõttemaailma mulli nii sisse ringi ja võibki täitsa jääda elu lõpuni sinna. Mingid inimesed rääkisid minust, jääbki sellesse energiakeerisesse nagu. See on nii, et kui inimesed lihtsalt jõuaks siit nagu sellist taipamisteni, kui ilusaks maailm läheks. Ilmselt sellepärast me seda teemegi, et neid taipamis inimestele tuua. Et maailm on tegelikult ilus, aga inimteadvus vajab kasvamist. Et selles suhtes küll need teemad, mis me lahkame ja asjad, mis meil läbi käivad, ma ise näen küll, et siin ongi sellised teise nurgalt asjade vaatamised täiesti. Mul omale täiesti elumuutev oli tegelikult see esimene podcast valetamisest. Ma peale seda hakkasin nii palju mustreid uuesti nägema ja nüüd ma nagu teadlikult tean, et ma ei taha seda nagu jätkata seda rada ja hakkad vaikselt sellest radast kui välja tulema, et ikka ausus. Et see oli päris siuke korralik teema. Aga selle punase järgi kõige selle, nii? Ei, et ongi. Et sellised asju tehes me oleme ju ise kogu aeg teemas ja kui me räägime nendest asjadest, siis me tõmbame ise enda seest kogu aeg välja ju. Teadlikkus, kohalolu. Et me anname küll väärtust nii-öelda, teeme saadet, aga tegelikult oleme ise kogu aeg into the shiznit, keset seda kasvu täiega. Muda sees, jah. Selles suhtes küll, aga selle nagu punase ärgi kohta, seal on isegi ütleme, YouTube'i video nagu ongi, ei ole üldse sinu kohta, ei ole punase ärgis midagi, lihtsalt mainitakse midagi, et näitab näpuga, et sa teed niimoodi. Näiteks Leo, mis teeb, sa teed nii. Ja siis on kohe, mis mõttes, miks ta mulle niimoodi teeb, mina teen. Et nagu, inimene räägib kaamerasse. Ja ütleb sulle nagu, ja siis on, miks ta mulle niimoodi ütles. See on nagu, see isiklikult võtmine on nii jõhker. Aga sa korra juba mainisid, et asjad, mis meil nagu juhtusid, et me jääme seda ketrame järgmine tegelikult ohvri rolli nii-öelda selline siis variant on minevikus kinni jäämine, et ongi, et see juhtus minuga nii ja nüüd ma olengi sellepärast nii või tema tegi mulle seda, sellepärast ma olen nüüd selline, et oleks nagu täiesti kuskil minevikus
kinni ja see on, ma näen ka üks suuremaid selliseid probleeme, mis inimestel on, et ei suuda sellest minevikust lahti lasta. Et ei suuda, et andestada. Et mul omal on vanasti oli samamoodi, et see andestamine on tegelikult nagu hästi suur kunst, aga kui sa õpid selle ära, siis su elu täiesti muutub teistsugusest sest et point on see, kui keegi sulle tegi halvasti ja kui sina nüüd jääd seda ketrama, siis kellele sa sellega liiga teed? Kas sellele, kes tegi sulle halvasti või iseendale? Sest kui sina tahad talle kättemaksuks nagu, kui sina tahad talle kättemaksu nagu teha, siis pigem ongi see, et saa sellest üle näita, et sa oled sellest üle tugev ja kui teinekord ta näeb sind nii-öelda see, kes tegi sulle midagi, näeb, et see sind ei mõjutanud, see on temale palju suurem kättemaks, kui see, et sa nagu siin elad seda läbi kogu aeg ja sest sellega sa peedistad ennast kogu aeg. Tema vaatab lihtsalt kõrvalt ja mõiga, kurat, nii lahe, et endale seda kõike teeb, et ma tegin ühe korra ainult, aga nüüd ta laseb siin 10 aastat juba sama rida. Et me elame minevikus nagu nii kinni. Ja väga igas mõistes, väga mitmes mõistes. Üks asi see ohvrina mingisuguse teo tagajärg, ühesõnaga mingi trauma, aga teine asi on see alateadlikud mustrid, mis tulevad kuskilt pere ja sellise vahetu keskkonna poolt. Näiteks küllusteadvus ja puudusteadvus. Meie ühiskonnas on see, ma arvan, et see on ülemaailmselt, aga meil siin mingid nõukogude laste ja selliste ülemineku generatsioonide teadvuses on see puudusteadvus päris suur. Ja ja siin jälle ongi, me süüdistame tegelikult, see tuleb jälle järgmine, see kõige suurem tegelikult ohvri see, et või võta vastutust, vaid teised on süüdi kogu aeg, on ju. Ja just minevikus ka, et mu vanemad olid sellised, sellepärast nüüd mina pean nüüd elama sellist elu, sest et nemad tegid mind selliseks. Aga tegelikult on see, et kui sa võtad näiteks kaksikud, kes on kasvanud samas perekonnas, samasuguse, ütleme, alkohooliku isa all, kes neid peksis, aga ühest on teinud joodik ja teisest on saanud väga edukas ja inimesi hariv inimene. Et mõlemad elasid tegelikult täpselt sama lapsepõlve, aga mis vahe on see, et üks võttis vastutuse selle eest, mis tehti, ütles, näe, mul on võimalus seda muuta ja ma teen seda, et teistele edasi anda ja teised ei kogeks seda sama. Teine võttis ohvri rolli, et minuga juhtus nii ja nüüd ma olengi selline. Ja seal see vahe ongi. Ja see on väga suur vahe teadvuse astmes. Ka Mare siin vahepeal kirjutas, võtke heaks, vaimne vägivald on varjatud vampiirlus. Inimese tasakaalust välja löömisel on eesmärk saada energiat juurde. See on väga rets. Mõni inimene lausa naudib seda, kuidas saab sulle halvasti öelda, kuidas saab sulle sellist vaimset, psüühilist vägivalda teha. Ma kogen seda päris tihti. Et seda tuleb päris palju isegi nagu oma perekonnas. Mõned inimesed lihtsalt naudivad seda, nad saavad sulle sitast öelda ja siis kui ta leiab üles selle koha, et okei, ma nüüd sain läbi naha, et ma nüüd tegingi haiget. Ma nüüd mõjutasingi. Ma sain oma eesmärgi ja siis inimene vajub selle tagajärel nagu norgu, siis sain laksu energiat kätte. See on nii rets. See on üks kõige jõhkramaid minu arust selline vaimne vägivald. Üldse vaimne vägivald. See on palju jõhkram kui see, et sa molli saad kellegi käest. Et sellepärast ma enne mõtlesin ka, et sõnad ise nagu ei ole ka energia seal taga, see mõjutab ikkagi, kui sa ei oska ennast kaitsta ka tea. Ja sõna vägev vahend. Täpselt nii on. Punase särgi lugu meenutas mulle praegu lapsepõlves vaimsuselamust. Oho, väga huvitav. Tahad sa sellest Mare rääkida äkki? Äkki peaks Mare kunagi saatesse kutsuma. Ei suuda andestada minevikus toimunut. See on nagu seljakott katkiste ja teravate kildudega, mis pidevalt turgivad ihu. Poeetiline, väga poeetiline. Ja ongi, sa kannad seda suurt seljakotti kõik oma mineviku traumadega, lihtsalt kannad kaasas ja siis mõtled, miks see elu nii raske on. Ja siis on mingid pommid. Oh my. Aga nagu mida teha, võib-olla selline väike lihtsalt vahemärkus, et nagu ongi, et kuidas sa saad lasta sellel minevikul minna, kuidas andestada. Üks mis mind on aidanud, on see, et sa saad aru, et iga inimene teeb sellel elu hetkel tema jaoks nagu kõige parema valiku, ta ei oskagi paremini teha. Ta ei ole teadlik, ta teeb täpselt nii, nagu see on tema jaoks sellel hetkel parim. Ja kui sa mõtled sellelt, et sealt pealt tulevad need käitumised, siis sa suudad kandestada. Ja teinekord on see, et Vishen Lakiani ütleb hästi, haiget saanud inimesed teevad haiget.
et see on tegelikult, me süüdistame teda nagu mingis asjas, aga samas me ei tea, miks ta seda teeb. Et temal on võib-olla ta on ise veel hullemas olukorras, kui meie tema nagu käitumisest olime. Me ei tea seda tausta. Ja sellest ongi, me süüdistame teda, kuigi tal on olnud võib-olla vanematelt tulnud nagu eriti jõhker mingisugune teema sisse. Ja siis me süüdistame, et miks sa mulle niimoodi tegid. Seda saab tegelikult nagu 2 kohast laksu. Et sellepärast on see teise inimese pilgu läbi nägemine ja üldse, et igat pidi, et andestada, et sa ei tea, mis seda põhjustas ja üldse see, et ta ei osanudki paremini teha seda asja. Jaa, absoluutselt. Et see on julm, nagu selles üks hea raamat tulevad meelde. Aga jah, igal juhul vana hea tark ütlemine. Hukka mõistmise asemel proovime inimest mõista. Vähemalt üritamegi. Et kui me vähemalt, et siin kohal on see ohver, et ma üritasin, ma korra tegin, aga ma ei näinud tulemust. See ei ole see, millest ma räägin. Vaid just, et ikkagi pingutada, et jätkusuutlikult proovida mõista. Et mitte kohe hukka mõista, vaid pigem küsida küsimusi ja jõuda sinna tuumani, et jõuda selle teadlikkuse teadvustamiseni, et miks see asi küll võib olla nii on või mis iganes. Ja. Nii, järgmine koht tegelikult nagu väga levinud koht suhtes, et ongi tegelikult nagu vaimne vägivald ja füüsiline vägivald, et ohver, aga seal on samamoodi. Seal on valiku küsimus tegelikult, sest sul on alati võimalik suhe ära lõpetada. Öeldaks küll, et ma ei saa, et finantsid, asjad, kõik mingid asjad. Aga nüüd ongi küsimus on ju, et kas sa lasedki sellel nagu edasi juhtuda. Sa saad hakata kas või, ei saa võib-olla ütleme päeva pealt ära minna ja lõpetada, aga sa saad valmistuda ennast selleks ette. Juba hakkad nagu looma seda kõrval olevat mingisugust ja siis saad ära minna. Et öeldes küll, et ma ei saa minna ära, et mul on lapsed ja kõik muud asjad. Ja selles suhtes on siin tegelikult see, et näiteks need pangalaenud ja kõik muud asjad. See on jälle kuskil tuld, et sa ise oled omad need valikud teinud. Et sa oled pannud ennast tegelikult panga ohvriks, panga orjaks. Et sa võtsid mingi laenu ja nüüd sa plekid seda kogu aeg. Ja sellepärast sa ei saa oma elus muutusi teha, siis sa kardad, et kui sa nüüd kaotad töö või kaotad nagu selle sissetuleku mingisuguse turvatunde, et siis võetakse midagi käest ära ja edasi ja siis on ilgelt probleem. Nii ta on, jah. Aga selline huvitav lause selle osa siis lõpus ja hakkame vaatama järgmist nii-öelda teemat natukene ohvrite sõnavara, kuidas me ohvrid tegelikult nagu räägime ja mingid asju, mida saaks nagu reaalselt teha, et ma ei oleks enam ohver. On hästi lahe tsitaat. Sind koheldakse elus nii, nagu sa õpetad inimesi sind kohtlema. Sind koheldakse elus nii, nagu sa õpetad inimesi sind kohtlema. Et see on tegelikult nagu hästi sügav, kui sa hakkad sellele mõtlema, et sa annadki impulsi, kui inimene ühe korral sulle tegi ja sa ei reageeri, see on see põse ette keeramine. Et ma keeran lihtsalt põse nagu teise põse ette ja ma lasen selle uuesti juhtuda, siis inimene saab ka aru, okei, temaga saab teha seda ja see hakkabki ketrama sealt. Siis teisi inimene sa lased midagi oma elus teha, lubad mingi asja ära kuskilt, siis nad teavad, et sind saab nüüd sellisel kujul nagu kasutada. Inimesed teevad seda, mida sa lubad neil juhtuda. Seda saab teisipidi ka vaadata, et ma keeran põse ette, on ju, sa lööd mind, ma näen sinu näost ja loen sinu energiast välja, et sa tead, et see, mis sa tegid, oli vale. Ja ma keeran põse ette, annan sulle selle võimaluse heastada. Kui sa veel lööd, siis sul on veel valusam ja sa õpid hästi kiiresti, et see on hästi vale. Ja see on suurim kingitus, mis ma saan sulle teha, vaata. Toon ennast sellel hetkel teadlikult ohvriks. Koge veel seda, mida sa just kogesid. Et sa näeksid seda mustrit, et see on vale ja see on nagu, jah, aga jälle perspektiivi küsimus. See on päris hea näide tegelikult, see oli väga, mulle meeldis see. See tõi kokku praegu selle alguse. Jaa, see oli väga hea. Põse keeramise. Vot. Aga enne kui me selle teise osa juurde lähme, väike vahepala teile, et kui sa tunned, et sa siit väärtust saad, meie podcastist väärtust saad, siis nüüd on võimalik hakata kasvame koos ametlikuks fänniliikmeks, et on võimalik astuda siis erinevate liikmestaatusega fänniliikmeks, toetada meie tegemisi ja samas saada rohkem väärtust vastu
kas siis meil on uus Facebooki privaatgrupp, kus me siis hakkame inimesi nagu konkreetselt personaalsemalt aitama. Kord kuus toimuvad Zoom-kõned, telgitaguseid kaadreid ja nii edasi, et seal on nagu päris palju erinevat kraami, mis on võimalik siis saada. Pluss on võimalik siis toetada meie nii-öelda kvaliteeti, et Maiko uus kaamera, et saaks Maiko pildi ka natuke selgemaks, et näeb ikka neid vanaduse kurde ka seal kuskil põse peal, kui Maiko siin seal ikka on veits. Et abe oleks ilusti näha karvad ja et selles suhtes on võimalik jah, et visake pilk peale, vaadake üle, et saate panustada, saate vastu väärtust ka tegelikult. Aga järgmine osa siis ohvrist sõnavara, et meie alateadvus tegelikult ei tee vahet ju, kas me räägime tõtt või me valetame või üldse nagu mida me ütleme, ta lihtsalt talletab kõike, mis me räägime ja see ei puugi üldse nagu tõene olla. Et selles suhtes meil on vaja nagu väga teadlikult jälgida, mida me suust välja ajame, sest sellega me kogu aeg alateadlikult programmeerime oma alateadvust ja väga lihtne ongi nii-öelda ohvri rolli minna, kui me kasutame mingisugust kindlaid sõnu ja alateadvus võtabki vastu, sa oled nõrk, sa oledki ohver, et ja ongi, kui sa siin oled, siis ta võtab selle nagu omaks. See on, Maikos on ikka nii kohutav, et sul internet ära kadus, sul on ikka jõhker, ma pidin siia üksi jääma, nagu kogu selle rahvamassi jätta täiesti üksi, see oli ikka nii kohutav kogemus. Õudne. Vaene sina, aitan veel kaasa su ohvrimeelsusele. Vaene sina, tõepoolest. Sul võis ikka nii raske olla. Tunnen kohe, kuidas mu energia tõuseb ja see ongi tegelikult, kuidas ohvrid mängivad, on ju. Vaata, mul on nii raske, elu läheb nii halvasti. Tundke mulle kaasa. Tõesti, on raske sul, ma näen. Ma tunnen sulle täiega kaasa. Et sa saad aru mind, sa mõistad mind, on ju, Maiko? Täiega, ma olen ise ka seal olnud, ma saan aru. Just, siis sa tead väga hästi, kui sa oled ise olnud, siis ma tean, siis sa mõistad mind, see on nii hea. See hetkel tundub see naljakas, aga teisipidi oleme kõik olnud tegelikult sellises kohas, kus ongi, et saad aru, mul on päriselt ka suur probleem, nagu tõeliselt suur probleem ja asi on kõik täiesti perses ja kohe ongi nagu maailma lõpp. Vastutuse mõtmine inimesed tavaliselt ütlevad, jah, ma võtsin oma elu eest vastutuse, mul on oma maja, mul on kindel sissetulek, mul on nagu väga hästi läheb. Aga kurat, kui mu naine ikka teeksin neid asju, siis mu elu oleks ikka veel parem ja kui mu ülemus tõstaks mul veel palka, et siis mul läheks väga hästi ja kui mu koer ei pissiksin kogu aeg mati peale, et siis oleks nagu elu väga lill. Aga ma vastutan täiesti oma elu eest, sest et